Ja tervist kõigile. Minu nimi on Anneli Panner ja mina mis nüüd juhtus? Nüüd läks kuidagi asi. Läks käest ära. Nii, jah. Mina töötan Eesti Vabaõhumuuseumis juba hea hulk aastaid ja olen valdavalt just tegelenud aianduse teemadega. Ja kuna Vabaõhumuuseum on ka siis selle kõne all oleva projekti üks osapool, siis olen ka nagu nende projekti tegevustega olnud päris tihedasti seotud. Ja me oleme selle projekti raames teinud paar sellist muuseumitöötajate väiksema ringi kohtumist, kus me siis oleme rääkinud teemadel, miks aiandus võiks olla muuseumis nagu tähelepanu all ja millised võimalused ja soovid muuseumitöötajatel ja muuseumidel on. Ja samuti siis ka seda, mis võivad need takistuskohad olla aiandusteemade käsitlemisel muuseumis. Ja samuti mõned aastad tagasi ma õpingute käigus tegin ka ühe väikese uurimuse just samal teemal, kus siis samamoodi ühes sellises väiksemas muuseumitöötajate ringis me neid teemasid arutasime. Ja see minu esimene ettekanne või esitlus ongi siis sellest, millest me nagu rääkisime ja milleni me siis jõudsime, et lihtsalt selline väike kokkuvõte teema kohta. Muuseumitöötajad ja mitte ainult muuseumitöötajad, vaid ka aianduse inimesed ja ka näiteks pärandiga tegelevad muinsuskaitse inimesed on üldiselt üsna ühisel arvamusel, et muuseumid on üsna head kohad sellise aianduse ajaloo ja aianduspärandi käsitlemiseks. Ja miks nad siis on head kohad, et siin on nagu mitu põhjust. Ühest küljest leiti, et just see muuseumide keskkond on nagu väga hea. Eeskätt puudutab see muidugi siis kas vabaõhumuuseume või talumuuseume või siis selliseid isikumuuseume, majamuuseume, aga samuti ka ajaloolisi hooneid, nagu Eesti mõistes siis oleksid võib-olla mõisahooned või kindlused ja kloostrid. Ja põhjus on ju selles, et ega need hooned ei ole kunagi olnud lihtsalt niiviisi ainult hooned, et alati on seal juures kasvanud ka taimi, aiataimi, looduslikke taimi, on terveid aedu rajatud nende majade juurde. Et selles mõttes just siis nagu ka muuseumikeskkonnas või muuseumi kontekstis nende majade juurde aedu rajada ja taimi istutada tundub nagu väga õige. Ja siia ma tõin ära ühe muinsuskaitseameti spetsialisti tsitaadi, kus ta siis ütleb, eks ole, et detailid just ongi need, mis tegelikult loovad selle õige õhustiku või õige miljöö. Ja et kui hoone juurde on ikkagi pandud ka siis need õiged taimed, et siis muutub see hoone ise selliseks elusamaks ja ehedamaks ja võib-olla inimestele annab paremini edasi ka siis neid teemasid, mida selle hoone juures siis neile nagu tutvustada või näidata tahetakse. Muidugi on ka muuseume, kellel ei ole tegelikult erilist väliala ja kes ei saagi nagu päriselt siis päris taimi kasvama panna. Aga iseenesest, kui nagu asi hästi läbi mõelda, siis kindlasti on võimalik leida ka mingeid võimalusi või nippe, kuidas siis ka sellistes tubasemates muuseumides näiteks aianduspärandiga ikkagi tegeleda. Siis teine asi on muidugi see, et muuseumid on väga kogenud ja väga tublid pärandi kogujad, säilitajad, uurijad ja vahendajad. Et see on tegelikult muuseumide põhitöö, see on see, mida me igapäevaselt teeme. Ja nagu siin ka üks muuseumitöötaja siis ütles, eks ole, et tegelikult ju pole mingit vahet, et kas sa siis käsitled mingit muud ainelise pärandi objekti oma tegevustes või oma ekspositsioonis või näitustel või näitad sa siis hoopis selle asemel mõnda vana taime ja jagad selle kohta selgitusi, et tegelikult seal polegi nagu erilist vahet. Ja muidugi muuseumid on ka väga populaarsed kohad, kus inimesed käivad oma vaba aega veetmas, et kõik muuseumitöötajad teavad, et Eesti inimesed käivad muuseumides väga hea meelega, ka Eesti külalised käivad muuseumides väga hea meelega ja ütleme, sel viisil on võimalik nagu jõuda siis ka nende aianduse, ajaloo ja pärandtaimede teemaga palju suurema hulga inimesteni, et tegelikult ju meil pärandtaimi uurivad ja koguvad ka päris mitmed teadusasutused, aga sinna ei satu eluilmaski nii palju inimesi, kui käib mõnes muuseumis. Ja isegi kui külastaja tuleb võib-olla muuseumisse hoopiski mõnda muud põnevat näitust vaatama või tuleb lihtsalt sellist toredat keskkonda nautima, siis kui need aiataimed ja aiad on seal nähtaval ja nad on tõesti sellised märgatavad ja hästi eksponeeritud,
siis võib ju loota, et ka see külaline, või külastaja, kes ei tulnud üldsegi aianduse pärast või taimede pärast muuseumisse, et tal kuskil kuklas ikkagi võib-olla jääb see aiaasi ka kinni ja siis iseenesest ju mingil ühel sobival hetkel võib see sealt jälle nagu esile tõusta ja sellest võib hoopis mingi selline tore ja hea asi kasvada. Nii et muuseumid on väga head sellised igasuguste teemade, siis sealhulgas ka aianduspärandi teemade populariseerijad. Ja tegelikult tuleb ka välja, et päris paljud muuseumid on ka otsapidi juba selleni jõudnud, et tõepoolest nad mõtlevad aiandusteemade peale, neil on täiesti nagu huvi ja tahe on olemas, aga siis tulevad ikkagi need komistuskivid, eks ole, et alati on ikkagi mingi aga ka tavaliselt selle asja juures ja põhiline niisugune puudus või takistus, mis siis võib-olla muuseumidel takistab siis selle aianduse teemaga tegelemist, ongi just nimelt ressursinappus ikkagi, et ressurss on nii aeg kui tööjõud kui raha, tavaliselt ikkagi taandub see kõik rahale, sellepärast et kui sul on raha, siis sa võid võtta tööle inimese, kes selle asjaga tegeleb, aga tavaline on ikkagi see, et ei ole võimalik spetsiaalselt või sellist eraldi aednikku või aiandusega tegelevat inimest tööle võtta ja siis see aia teema saab tegelikult mõne juba olemasoleva inimese lisakohustuseks ja siis sellega siis kasvab kas selle inimese töökoormus tuntavalt või ta siis tegeleb sellega siis, kui tõesti nagu muudest töödest aega üle jääb. Aga see asi sellisel viisil väga hästi ei taha toimida, et ikkagi hea oleks, kui oleks ka muuseumidel olemas see inimene, kes nagu vastutabki selle valdkonna ees ja tegelebki sellega ja kelle siis nagu tööaega ja ütleme ametijuhendisse on nagu need aianduse teemad ka sisse kirjutatud. Ja just sellest ressursinappusest siis tuleneb ka see, et tihtipeale muuseumid näevad ikkagi seda aiandust pigem kui sellist täiendavat kulu, millest nagu mingit tulu ei ole. Ja siin on jällegi, ma tõin ära ühe muuseumitöötaja tsitaadi, et see nagu sellist praegust olukorda ikkagi nagu näitab üsna selgelt, et see on see kurikuulus Exceli tabel, et kui sul tõesti seal seda tulurea peal seda numbrit näidata ei ole, et siis tegelikult on nii enda muuseumi sees oma inimestele kui ka siis muuseumi ülevalpidajale on üsna keeruline selgeks teha, et miks seda asja ikkagi vaja on ja mis tulu sellest siis tõuseb ja paraku see aiandus on võib-olla selline teema ka, mis esialgu sellist nagu numbrilist või sellist käega katsutavat või tabelisse pantavat tulu ka ei tee. Et see ongi hoopis sellisem kaudsem ja kuidagi nagu see turu on hoopis teistmoodi, kuigi ma olen ka täitsa veendunud selles, et ühel hetkel hakkab see aianduse teema muuseumis ka ikkagi nagu reaalselt seda numbrilist tulu kasvatama, aga see võtab natukene aega. Siis osad muuseumitöötajad tunnistasid ka seda, et ka muuseumi enda inimestel on nagu teadlikkus aianduspärandist ja pärandtaimedest ja selle teema tähtsusest ja väärtusest ikkagi üsna väike. Et just nimelt, kui mõeldakse nagu taimedest ja aiandusest, siis see taandub pigem sellisele heakorra teemale, et ongi, ütleme, tore, kui muuseumis on muru on niidetud, teed on puhtaks riisutud ja kui kuskil on veel mõni väike lillepuhmas ka, mis niiviisi silmarõõmu ja värviilu toob, et sellega justkui nagu võikski piirduda, et see on hea küll juba. Aga see on ainult ju selline väline fassaad, nagu dekoratsioon, aga selle muuseumi aianduse väärtus just nimelt ongi pigem võib-olla selles sisus, mida siis saaks kasutada ka hoopis muuseumi tegevustes ja sellises palju sisulisemas töös. Ja muidugi sellisest väikesest või vähesest teadlikkusest siis tuleneb ka see, et sageli on võib-olla siis muuseumitel endal ka keeruline sõnastada seda mõtet või seda ideed, et miks peaks üldse aiandusega tegelema või kelle jaoks me seda teeme ja kuidas me seda teeme või milleks me seda teeme. Et nii kaua, kui ei ole nagu endal ka päris selge, mida me siis ikkagi tahame ja kellele me tahame seda näidata ja teha, et nii kaua on ka võib-olla sellist mõtestatud ja niisugust süsteemset tegevust sinna taha nagu raske saada. Nii et see ongi võib-olla võiks olla see esimene asi, millest üldse alustada, et tehagi endale selgeks, mida, milleks, kelle jaoks, see läbi rääkida, läbi vaielda, kui teisiti ei saa, siis kas või tõesti mingitesse muuseumi arengudokumentidesse kirja panna ja siis saab sealt nagu edasi minna. Siis üks asi on muidugi ka muuseumitöötajate väljaõpe, et tõepoolest ajaloolane või etnoloog või kultuurikorraldaja ei ole ju aednik ega taimekasvataja. Et ta ei pruugi taimi tunda, ta ei tea, kuidas neid kasvatada, kuidas neid paljundada.
ja paraku mida aeg edasi, siis need nooremad põlvkonnad, kes ongi aina rohkem linnainimesed ja kellel ka võib-olla selline lapsepõlve kogemus, näpud mulda kogemus puudub, et nende jaoks ongi see täiesti selline tundmatu ja võõras teema. Ja see, kui sa nagu asja ei tunne ja ei tea, siis on sellega ka nagu keeruline tegeleda või seda keeruline käsitleda. Ja samamoodi siis selle väljaõppega on võib-olla seotud ka see järjepidevuse teema ehk et tihtipeale see juhtub nii olema või kipub nii olema, et muuseumi teemadega tegeleb aiandusteemadega tegeleb muuseumis keegi, kes on ise selline suur entusiast, asjahuviline, kellele meeldib selle teemaga tegeleda, kes tahab taimi kasvatada, aga kui nüüd ühel hetkel tema näiteks peaks muuseumist lahkuma, ükskõik mis põhjusel, siis tegelikult jääbki tühi koht järgi, et ei ole nagu seda järeltulijat, kes asja üle võtaks ja siis edasi viiks. Ja muidugi, nagu ma enne ka nimetasin, et on ju muuseumi, kellel ei olegi mingit väliala, kes ongi sellised ruumimuuseumid. Ja on ka selliseid muuseume, kellel on see väliala küll olemas, aga see ei kuulu muuseumile, vaid seda haldab hoopiski näiteks Riigi Kinnisvara Aktsiaselts, kes siis otsustab ise, kuidas seal territooriumil siis toimetada, et tihtipeale need ümbrused on siis ka mingisuguse ehitus- ja haljastusprojektiga hoopiski kujundatud ja loodud ja seal muuseumil võib-olla sellist suurt sõnaõigust ei ole kaasa rääkida, et mida ja kuidas ja võiks seal siis kasvatada. Aga samas muidugi, nagu ma ka enne ütlesin, et iseenesest ka üsna kasinates tingimustes ikkagi võib nende aiandusteemadega tegeleda ka nendes muuseumides, kus ei ole võib-olla sellist suurt õue või aiaala. Ja täna tegelikult meil on ka pärast üks hea näide, Miiamilla lastemuuseum Tallinnas. Nende aed on ka tibatilluke, aga nad teevad seal väga tubli tööd, nii et iseenesest kui nagu tahta ja kui asja on hästi läbi mõeldud, siis on võimalik ka ilma sellise suurema territooriumita selle teemaga täitsa tegeleda. Ja lõpetuseks ma panin siia lihtsalt ühe sellise slaidi, kus ma siis panin kokku, ütleme nagu nende taimekasvatajate sellised pädevused ja oskused ja muuseumi inimeste pädevused või tugevused ja siis siia keskele peaks nagu nende kahe poole sellisel liitmisel tekkima siis selline uus väärtus. Et nagu juttu oli, tõesti muuseumitöötajad on ju üldiselt ajaloo teemadel väga tugevad, nad tunnevad üldajalugu, aga tunnevad ka sellist väiksemaid lõikusid ajaloost, nagu võib-olla argi, kodu, toidukultuuri ajalugu, siis muuseumid on väga tublid, eks ole, kogumisel ja säilitamisel ja siis igasugused vahendustegevused, et nii näitused kui ekskursioonid, igasugused programmid, teemapäevad ja nii edasi. Ja taimekasvatajad on siis jällegi need, kes siis tunnevad taimi, teavad, kuidas neid kasvatada ja paljundada, tunnevad mulda, vett, väetisi, kõiki selliseid asju. Nendel on olemas ka taimmaterjal, nende käest on võimalik saada istikuid ja seemneid muuseumiaeda, kui on vaja. Ja samuti nad tavaliselt ikkagi tunnevad ka oma taimede ajalugu, ehk et nad teavad, kuidas, kus on neid kasvatatud ja lisaks sellele siis veel ka igasugused muud lood, mingid mälestused ja sellised lihtsalt võib-olla mingid igapäevajuhtumised. Ja Eesti pärandtaimede kasvatajad on koondunud sellisesse mittetulundusühingusse nagu Maadias ja näiteks Maadiasel on väga hea koostöö ka erinevate teadusasutustega, nii Eesti Taimekasvatuse Instituudi kui siis Polli aiandusuuringute keskusega ja ka need samad pärandtaimede kasvatajad just nimelt ja nende kollektsiooniaiad on ju tegelikult nagu nii-öelda siis selle Maadiase katuse all justkui olemas, et see teadmine ja see oskus siis tuleks nagu ka sealt poolt. Ja ütleme, kui nüüd need asjad kokku panna, siis mis võiks siis nagu muuseumides tekkida, et tõesti kõigepealt ongi siis selline pärandtaimede kollektsioon, ükskõik on ta siis nagu ekspositsiooni täiendamiseks, ilmestamiseks, inimestele tutvustamiseks, aga samuti ka säilitamiseks, et just nimelt nende vanade taimede kasvatamise läbi me aitame ju neid ka alles hoida. Nii et ka see säilitamise pool tegelikult võiks muuseumides olla täiesti nagu arvestatav. Ja muidugi siis annab muuseumides selle aianduspärandi ja vanade taimedega siduda kõikvõimalikke erinevaid teemasid. Et sellised erinevad nagu vaatenurgad võib-olla siis mingitele muuseumi teemadele, mida nagunii käsitletakse või puudutatakse, aga et sinna saab sellise aianduse nüansi siis veel juurde panna. Aianduse läbi saab tegelikult käsitleda ka väga hästi igasuguseid keskkonnateemasid, et praegusel ajal see on ju väga kuum teema, et muuseumid tahavad siin ka kaasa rääkida ja see ütleme sellised roheteemad ja kogu see säästev areng ja see on ju väga tugevasti juba tegelikult ka muuseumidesse sisse tulnud. Nii et ka neid asju saab siis
just nimelt läbi muuseumiaia näiteks kajastada. Ja muidugi siis igasugused erinevad materjalid, neid, mida võib koos välja anda, aga olgu need siis kas raamatud või mingid infomaterjalid või siis mingid veebimaterjalid, õppematerjalid ja kogu see vahendustegevus samamoodi, eks, et igasugused üritused, koolitused, töötoad, seminarid, programmid, kõik see ka, mis aiandus annab ka nagu siin uued võimalused. Nii et ma sellega praegu siis lõpetakski oma väikse kokkuvõtte